autosse. Täna on esimene öö ilma Miiata, et vaatame, kas saame hakkama või ei saa. Et on mida oodata praegu. Jah. Ja me lähme Dorpat hotelli. See asub siis Tartu Emajõe kõrval. Nii et meil peaks siis vaade olema Emajõele. Jah. Kõigepealt lähme paneme siis gaasi, et me oleme rohelised, me sõidame CNG gaasiautoga. Et siin on kaks asja, et esiteks vähe CO2, roheline mõtteviis, aga teine palju lahedam asi selle asja juures on see, et sellega on mega odav sõita. Et ma arvan, et me käime Tartus ära täna edasi-tagasi ja meie rahaline kulu siis kütuse peale ehk siis gaasile tuleb suurusjärku võib-olla 12 eurot, ma arvan. Akent ei tahtnud lahti teha või? Ma ei saa ju. Okei, oie. Meil on siin sööki. Kumba? Oie minu omaga raamat, ole sinu omadega sisse. Mis meil siin siis on? Meil on vrapillad, mis on mega head. Ja siis on meil, kuna nädalavahetus on, siis võib nagu lohakas olla, et võtsime juustupallid ka. Me sõitsime praegu Tartu poole ja siis avastasime, et siin, ma ei tea, see on see teos, mis Viljandisse läheb. Siin on Alexela tankla ja selles Alexela tankla selle kõrval on hästi palju telke ja tuleb välja, et siin on mingi Taluturg, lugesin ma. Taluturg. Ja siis meil tekkis kiusatus, et vaataks, mis siin pakutakse. Päris suur tuul on. Me ostsime uuel lõikelaua. Kiku valis välja. Käsitöö, jah? Jaa. Tahtsin öelda, et siin Laadamäel on lahe süsteem, kuidas nad välja mõtlevad, et palju siia inimesi võib lubada. Kõik sisenejad said endale siukse palli ja kõik väljuvad annavad selle palli tagasi ja kuna need pallid on neil loetud, siis nad teavad, et kui väravas neil pallid saad otsa, et siis järelikult on piirarv ületatud ja rohkem inimesi sisse ei lasta. Hakkame kohale jõudma. 200 kilomeetrit, ei rohkem. Ma arvan 200 mingi 30 kilomeetrit on selja taga juba. Ja siuke põnevus on sees, et kohe jõuame hotelli. Sinna on meil 3,4 kilomeetrit veel. Ma ostsin endale auto. Tere tulemast! Mõtlesime, et näitame siis seda tuba. See on Dorpati hotell ja tegemist on suite-toaga. Et me arvasime siia tulles, et see on väiksem. Tegelikult on see päris suur. Eraldi on siin väike vets. Ja tegelikult on siin veel vannituba ka. Vaade on mega hea, et hetkel küll ilm on siuke niru, vihma sajab, ma ei tea, palju siit näha on. Aga me oleme 5. korrusel ja siin on siuke ilus jõevaade.
kaugele kahjuks ei näe praegu, nähtavus on halb. aga vaatan jääb. ja siin on selline kööginurk, meil on isegi siia mingisugune veiniklaasid pandud. ja kui me vaatame nüüd siia nurga taha, et mul esimene emotsioon oli, kui me siia sisse tulime, et okei, kus voodi on. sest oleme ausad, seda siit nagu väga kohe tähele ei pane. aga lähme vaatame edasi. nüüd oleme jõudnud siis meie magamistuppa. Lahe king size bed. Ma arvan, me ilusti kahekesi mahume ära siia. Ka siin on telekas olemas. Me tunnistama magamistoas vist pole mitte kunagi elus telekat vaadanud, kui siis ainult paar korda mõnes hotellis. Ja kui me nüüd siit edasi vaatame, siis siin on olemas selline suurem mõnituba, kus on olemas vann ja 2 kraanikaussi, et hommikul me kaklema ei pea, kumb ennem hambaid saab pesta, et mahume mõlemad ära. Tegelikult peaks ütlema, et päris lahe, et see on lahe tuba. Siin selle paadiga saaks ka sõita. Siin on mingid sõidud. Kuhu ma saan panna, kas siia taha ma tere? Võib panna, jah. Okei. Kuna restorani me ei saanud, siis toodi meile tuppa. Ja mulle toodi siis voilà. Ma ei vaata, mis selle nimetus oli. Hiidkrevettidega ka mingisugune pokepool või? Ja. Ja Kristinile tuli rebitud sealihaga pokepool. Lisaks on meil siin pistaatsia jäätis. Ja siis on meil siuksed mahelimonaadid, et mina võtsin endale vot selle siin ja see on õuna ingveri limonaad ja Kristin valis endale õuna mündi limonaadi. Meil on nii tore olnud siin ja siin on nii ilus. Nii tore puhkus. Mega ilus. Mega ilus. Tere hommikust. Kuidas tutvusid? Hästi. Tere hommikust, kallis. Tere hommikust. Mis te teete? Vaatan vaadet. Meie hommikusöök Dorpat hotellis. Ja miks see on nii, et me peame oma toas sööma? Oskad sa vastata? Sest et koroonaviirus Piirangud on on sellised. settinud piirangud just.
aga iseenesest noh, siia lauale vaadates siis ütleme nii, et selle valikuga võib rahule jääda, et täitsa korralik hommikusöök. Tagasiside. No kuidas sulle meeldis? Vastus on lihtne, väga hästi. Meile meeletult meeldis. See tuba, alustame sellest toast. See on meeletult ilus. Siin on meeletult palju ruumi ja see on päris põnev ja üliilusa vaatega. Et ütleme, et selliste puhkuste puhul, kus sa tuled ilma lapseta välja, et noh, meie jooks on see esimest korda 10 kuu jooksul. Et siis on hästi oluline, et see keskkond, kuhu sa tuled, et see oleks ka mõnus, et meil on hea meel, et me upgrade isime oma toa suite'i peale, sest et see upgrade ei olnud väga kallis, aga selle eest me saime hoopis teise elamuse, et me alguses mõtlesime, et me tuleme Tartusse, et siis me tuleme siia hotelli ja siis me lähme välja jalutama, aga tegelikult kui nüüd päris aus olla, siis me ei ole eilses saate siit toast välja läinudki, et meil on kuidagi siin toas nii palju tegevust olnud. Ja mõtlen, et kui nagu sul 10 kuu jooksul on nagu see üks õhtu antud kahekesi olemiseks, et siis see upgrade tasub igal juhul ära, et see tuba upgrade ida suite'iks, et see ei olnud väga kallis. Et igal juhul, kui kellegil on ka sellist puhkuse mõtet, et tekib võimalus kahekesi aega veeta ja laps kuskile hoida anda, siis ärge võtke tavalistume. Nautige seda täiega lihtsalt palju paremas toas. Et me näeme põhimõtteliselt kahes suunas otse Emajõe peale. Eraldi veel magamistuba, et siin ei ole seda tunnet, et me oleksime ühes väikses tavalises hotellitoas, kus pole ruumi olla ja sa tahad kogu aeg väljas olla, et siin on see on nagu korter, noh. Hästi lahe, et igal juhul soovitame. Ja teine asi, mis on hästi tore nagu selle hotelli puhul on see, et teenindajad on hästi sõbralikud, et meil on siis, noh, ma ei saa öelda, et meil on väga palju kokkupuuteid teenindajatega oleks, aga ütleme, et kui me tulime, siia oli retseptsioon, siis meid juhatati tuppa, siis meile toodi õhtusöök, kui me õhtusöögi lõpetanud, siis õhtusöök nõud viidi minema. Täna hommikune siis hommikusöögi käisime järgi. Kõik need teenindajad, keda me oleme näinud, on nagu mega sõbralikud. Nad on head inimesed ja sa tunned siin hotellis külalisena ennast, et sa oled oodatud siia. Ja nad on hästi rahulikud, nad ei ole üldse närvilised, nagu täiesti puhanud töötajad oleks. Jaa, et selles mõttes see kogemus on hea siin hotellis, tervik kogemus on hea. Et kui Tartusse tulek on, siis meie julgeme Dorpatit igal juhul soovitada. Meie jäime igal juhul rahule ja mina võin öelda, et minul see hotelli kogemus on väga hea, et või üldine hotelli kogemus üldse, ma oskan nagu võrrelda sellepärast, et minu peatöö on ju see, et enne koroonat ma olin 1-2 nädalat kuus välismaal, kus ma ööbisin siis iga päev ju hotellis või siis iga päev isegi erinevates hotellides. Et ma võiks isegi öelda, et see Dorpat on ikkagi top hotellides, kus ma olen ööbinud üle maailma, et ma arvan, mul kokku on hotelli kogemusi kuskil, ma arvan, 100 hotelli ikka. Et see on hea kogemus siin. Et tulge puhkama siia kohe kindlasti, kui te olete Tartu poole teel ja otsite hotelli, kus saaks mõnusasti puhata ja näha otse Emajõele, siis Dorpat on selleks õige hotell. Nüüd hakkame oma asju kokku pakkima ja vaikselt tagasi kodu liikuma. Jah, kahjuks peame selle hotelli siin jätma seekord, aga ma arvan, et see ei ole meie viimane kord siin hotellis peatuda. Ma arvan ka. Oota, kus sa lähed? Selle autoga lähe. Selle auto? Sellega võiks minna küll. Võite, kas jõuab Keilasse sellega veel? No, proovime. Päris äge on ikka küll. Lähme koju. Siin on turg ka. Kas tekkis koduigatsus ka? Natuke ikka, Miia igatsus. Mul tekkis ka Miia igatsus. Oleme nüüd autos ja meil tuleb üks väga pikk sõit. Ja see sõit kestab põhimõtteliselt 2 tundi.
et 2 tundi sõitu. Let's do it, jah. me jõudsime tagasi Tallinnasse, või noh peaaegu, me oleme Jüris, CNG tanklas. Ja kohe ma tangin gaasi täis, siis me saame teada, et mitme euro eest me gaasi kulutasime, et Tartus käia edasi-tagasi. Nii et vaatame. Meelib selle M-taskuga tankimine. Ma lihtsalt loen selle koodi sisse ja nüüd saan tankida, ma ei pea kuskile minema või midagi tegema eriti. Ma näin selle voolikusi külge panema. Ja siis nuppu vajutama. Ja ma pakun, et 12 eurot kulub gaasi peale. Ma pakun, et 13 eurot. Nii et vaatame, kummal õigus on. Varsti selgub. Või äkki ei ole kummalgi. Meie Tallinn-Tartu-Tallinn kulu gaasile on 8 eurot ja 69 senti. Ei ole kummagi võit. Ma panin lähemale. Matis pani kõige lähemale. Inimesed, ostke endale CNG autosid. Come on, Tallinn-Tartu-Tallinn. 8 eurot. Alla 9 euro. Come on, bussipilet maksab rohkem. Tankimine võtab sama vähe aega nagu tavalise bensu tankimine. Palju ta praegu tankis mingisugune 2 minutit võib-olla. Lille hunnik siin. Lähme vaatame, kus Miia on. Miia! Tšau! Kes need on? Hei! Ei. Mis ma pean ütlema üldse? Hei, täna. Meil on täiega hea meel, et me upgrade'isime oma toa visiidi peale. Sest et... Visiidi. Visiid on siis? Sviidi peale.